Saade, mis teed jätkub ja me oleme täna Jõgevamaal ja Mustvee vallas. Ja nüüd teeme väikese vahepeatuse Eesti esimese korvpalluri skulptuuri juures. No teisalt jällegi vaadates, et käes oli tal mõõk, siis võib-olla ta ei mänginud niivõrd palju korvpalli, kuivõrd ikkagi võitles eestlaste heaolu eest, ehk siis daamid ja härrad, võtke vastu, see on Kalevipoeg ja põhjus, miks me siin peatuse teeme, on väga lihtne. Me oleme maailma parima Kalevipoja muuseumisse nüüd tulnud. Tere, Greta! Tere, Greta! Me oleme tegelikult ühes vanas koolimajas. Just. Aga kuidas sellest siis Kalevipoja kodu sai? 2001. aastal otsustati, et kool pannakse kinni. No lihtsalt olid siin väikesed rahanduslikud raskused ja siis see paik lihtsalt niisama tühjalt seisma jääks, kuna ta on ikkagi siuke suur ja uhke maja, hästi selline kodune maja ja selle nagu kogukonna jaoks oluline maja, et siis otsustati, et tehakse siia Kalevipoja muuseum. Ja seda just siis sellepärast, et siin meie samas külas voolab läbi ju Kääpa jõgi, kus siis selle eeposi järgi see Kalevipoeg oma jalad kaotab, ehk siis, et see mõõk on siin enne ära kukkunud ja siis see mõõk raiub jalad alt ära ja no sellepärast siia siis otsustati, et tehakse see Kalevipoja muuseum. Et kus siis veel oleks parem koht, kus rääkida seda Kalevipoja lugu. Meil on siin olemas film, kus saab siis kogu selle eepose, no see suur paks raamat on ja mida tihtipeale paljud ei ole lugenud, olgugi et tegemist on rahvuseeposega, et siis saab selle niimoodi filmina ära vaadata ja siis saab selgeks, et no kes see Kalevipoeg oli ja mida ta siis tegi. Et selles suhtes ma arvan, et arvamus muutub siis selle peale. Siin tegelikult saab äratada endas ka Kalevipoja ja käia ära nii mõneski kohas, kus ka tema käis. Nii, mis kohad need võiksid olla, Greta, siis? No ma kuulsin Erki, et sa siin natukene tegid pahandust, et võib-olla siin peaks põrgusse saatma hoopiski. Nagu Kalevipoeg käis. No nii, lähme vaatame, kas ma saan sealt ka põrgust välja. Siia ma jään. Terms of the extensions of man. Siin on ka selline suur kinosaal. Greta, üks film just hakkas siin taustal käima. Milliseid filme siin saab vaadata? Lisaks sellele filmile, mis on siis see eepose kokkuvõte, on ka siin siuke nagu animatsioon sellest, kuidas Kalevipoeg käis siis maailma otsas. Ehk siis, et tuleb ainult siia laeva istuda ja nõuda koht sitse võtta reisil. Nii, mul on nagu erakordselt hea võimalus olla privaatseansil. Valin mugava koha ja soovin endale head kinoelavust. Üks Kalevipoja heidetukas liidab väevõtuga maalides. Tuusaks lastes Siin samas, Greta, nagu sa ütlesid, on tegelikult võimalus siis külalistel ka kätte võtta Kalevipoja erinevad teosed. Kui palju teil siin neid on? Issand, kes seda nüüd teab? Aga nad on väga erilised. See näiteks on aastast 1918. Just. Siin selle kupli all on veel vanem versioon ja tegelikult on sellest veel vanemaid olemas. Nii et selles suhtes siin ei ole mitte kõik valik, vaid see on lihtsalt siis nagu killuke nii-öelda sellest, mida on olemas. Kas mõni nendest on siin ka sinu jaoks kuidagi selline eriline? Kas ta on siis, ma ei tea, ütleme pildiliselt midagi teissugust või on sul mõni selline, mis on jäänud eriliselt meelde? See Kalevipoja pilteepos, ehk siis nagu justkui koomik sellest eeposest on väga tore, sellepärast, et ta on nagu kahepoolne, nii võrokeelne kui ka siis eestikeelne, kirjakeelne. Et selles mõttes, et nende samade piltide põhjal on siis tehtud ka see meie film. Nii et selles mõttes ma arvan, et see on siuke hea viis seda eepost nii-öelda või sellega tutvuda õigemini siis. Ja näiteks ütleme ka laste puhul, kui sa annad sellise massiivse teose neile kätte, eks ju. Hästi võib-olla ei viitsi, miks ma seda peaksin, on ju. Aga ma arvan ka täiskasvanu ei viitsi. Arvan niimoodi. Jah, kuigi siin on ka tegelikult väga ilusad pildid, eks ju, kuidas seda kõik on edasi antud. Aga see koomiksi versioon tundub tõesti selline hästi haarav. Just. Pere väiksemate liikmete jaoks. Nii, aga liigume edasi. No nii, Erki, põrgus tagasi. Just, ei olnud kõige lihtsam sealt välja saada, aga võitlesin, mis ma võitlesin, välja ma sain. Ja tunnistan ausalt üles, et natuke piinlik on ka tunnistada, et ma ikka päris algusest lõpuni nüüd detailselt seda eepost ei mäleta. Aga õnneks siin ma leidsin niisuguse põneva koha, kus siis saab tegelaskujudega ennast lähemalt kurssi viia. Näiteks see kaunis daam on neid kes
no ma nägin, ma ei pole mõtet küsida, see on Salme. See on Salme, täpselt nii. Kes see on? Jälle nägin, see on Varrak. Kuule, aga selleks, et sa saaksid rohkem teada eeposest, siis siin meie selja taga on üks ruum, kus on võimalus siis kuulata tervet eepost. Mis sa arvad? Algusest lõpuni. Algusest lõpuni. Mitu tundi sul selleks kuluks? No ma mäletan, et see eepos oli väga-väga korralik. No pakuks, et sõltuvalt kui kiiresti nagu seda kuulata, aga paari tunniga saab hakkama või? No kas sul on minu jaoks 12 tundi aega? Eepose jaoks on küll 12 tundi aega. Mugavad toolid, ole hea, võta istet. Ma eeldan, et klapid lähevad pähe tõenäoliselt. Ja tead, 4 inimest on siis kuulanud seda siin algusest lõpuni. Terve selle Eesti peale? Ainult 4 inimest praeguse seisuga? No need, kes on siin kuulanud. Kes on siin seda kuulanud, okei. No aga tõstame siis seda protsenti nii-öelda siis 4 on kuulanud, nüüd on 6, ehk siis paneme nats juurde. Paneme natukene juurde, on ju? Oled prossa umbes. Nii. Ma jõudsin lõpuni. Väga hea. Ma jõudsin ka lõpuni. Nii, ja mis sõnadega eepos lõppes? Küll ükskord Kalev koju jõuab. Aha.